tere hommikust, kas Viktor kuuleb? Nimelt selline küsimus, et me tunneme ühest kanast puudust, et kas teil müüakse elusat kana? Kana, päris kana. Ühesõnaga, kõned on tehtud, ärid on lükatud ja kana ootab meid Albu vallas. Viktor lükkab meile korraliku kana elusa. Me läheme siis Rahinge Wakefarmi 2016. Aga tee peal siis me käime Albust läbi, käime saame Dmitriga kokku või Vladimiga või mis ta oli. Kana on seal. Oleme siis jõudnud kuskile Rovasse ning hetkel me valime välja kana. Kuidas sa kinni hoid? Võib hoida niimoodi? Jah, teil ei ole mingi karp. Look at this beautiful thing. Ega pehme ju. See on kana kätte. Nii, hetkel liigume siis Tartusse ja rista, mis me seal tegema hakkame. Läheme kontsernasse, läheme väiksed ilgud selga, hakkab farmeriteks. Hoppa, tere Tartu, tore tudengite linn ja me nüüd otsime siit seda humanat ja sealt ostame jumala lahedad riided endale, et minna siis Wakefarmi peale. Mõnna. No nii, hakkab looma vaikselt, noh. Oi. Käisime just poes ära, uhked kostüümid on olemas ning nad valmistavad ette ennast. No nii, jõudsime siis Rahingele ja paneme peale ja vaatame, mis on toimub. Anna kätte. Sa läksid pihta mulle. Kana sitt või? Saage tuttavaks, see on Viktor. Let's go. Valmis ja 3-4 kana. Tere! Oi, kas see on kana? Jaa, ta ei ole kodustatud. Metsik kana. Väga lüks. Ja nüüd sinna tagumise handbokki peale. Vaatame likid ära ja Lauri, soetusringeks. Okei. Siuksed eelpoole hästi tõlid. Nii et Lauri teeb nüüd soetusringi. Vaadake ta tõu. Vai, teeme häält, et viimane ring. Vaba röntidele. Talle ei kuule plakku. Küll võõras keeles punakolla roheliseks armastus. Aga see tähendab midagi, ma arvan. Tavi saab kõik aru. Ohohohoo, küll. Tal on palju fänne. Ta on ise paljude fänn. Kui fännad teisi, ja nüüd sõna pihta. See nüüd alati. Väikvam. Tuligi võit väikse vargusega, aga sobib seegi. 6-3 välja või? Ole paha. No nii oleme Rahingel. Siin on harrastajate võitja Oliver Holmberg, kes pani väga haige ranni maha. Tere! Kuidas tunne on? Kuule, tunne on mega. Stay tuned. Yellow Time Machine, Shred with Trends. Nii oleme siis Rahingel, meeste pro käib seal ja siin vaatame, kuidas Viktoril läheb siis oma uues elukeskkonnas. What's up? Siin on minu söögilaud, see saab teha teisaldatavaks voodiks. Siin on pliit, siin on kraanikauss, siin on vannituba, siin on rula. Kõik on olemas.
Rahinge Wakefarmis ja võistlus on täies hoos. Me tassime ees. Süüa räigelt. Rahinge Wakefarm on siis selles kohas läbi saanud ning praegu suundume kuplisse autustamisele. Publiku lemmiku autasu ehk siis kes on publikust kõige rohkem farmeri stiili. Nii et me läheme praegu jackpoti peal välja. Oleme jõudnud kupli alla, kus kohe hakkab pihta autasustamine, kus selguvad Eesti wakeboardi meistrivõistluse teise etappi naiste meistrid kui ka meeste meistrid. Päris jõhker reitis on see ju. Ei ole või? See toon vaata. Ja nii. Kohe. Nii, selles kohas on siis Alustasime läbi ning vahetame juba oma mugavad farmi riided välja selle vastu, et minna edasi linna. Väga epic afterparty oli Rahinge Wakefarmi võistlusel, oleme jälle jõudnud siis tagasi Rahingele, kus juba esimesed valajased sõidavad ning on oodata kohe varsti kõiki teisi ja täna läheb päev edasi. Varsti läheme mega rajale ja siis saate juba epic videoid edasi. Umbes sama. Venitage, tehke nagu venitage rahulikku. Teetest peale sõita. Räägi mulle, kuidas sõit läks. Sõit oli ülisuper, tegin teisele kolmandale traiga, tegin fronnere ja üritasin ka teha veel midagi. Ei tänud, aga nüüd ma võtan selle vistlasest ära ja lähen sauna kuskile, sest räige külm on. No nii, Rahinge Wakefarm, Moist Farm 2016 on selleks aastaks läbi. Suur tänu kõikidele, kes selle ürituse püsti panid, mega kõva pidu ja värgid-särgid ja ühesõnaga meil oli väga lõbus siin puhata ja pidu teha ja värki ja sõita ja nii et suur aitäh Rahingele veel kord ja suur aitäh Kennile, et ta meiega hästi pidu pani. Ken, ütle ka paar sõna.
kuidas oli Wakefarm? Ülikõva. Jäi Terry. Safe travels, man. Koju ära. Oli vinge. Väga lahe koht oli siin. Nägemist. Järgmise korrani. Kus me istume seal? Mõtle, kas lipud lükatab ära. Minu päev ei ole ennem alanud, kui ma ei ole saanud kohvi ning seega me tulime kohvi järgi.